need majakesed Raplamaal, Järvakandi ja Kehtna valla piiril on üle veerand sajandi pakkunud varju ja soojust elu hammasrataste vahele jäänud inimestele. Hea haldjana tegutses siin Aliina Nüganen. Ta uskus ja tahtis aidata ning rajas Petrula kristliku kodu neile, kelle tagasipöördumist paremale teele enamik enam ei lootnud. Selle aasta alguses jõudis üldsuseni šokeeriv uudis. Eksvang, kellele Aliina oli ulualust pakkunud, kägistas 81-aastase naise tülikäigus surnuks. Petrula kodu jäi hingeta, kuni suve alguses jõudis siia Villi, et Aliina elutööd jätkata. Villi teab, millega tal tuleb võidelda, sest tema oma lugu on karmim kui mõnel teisel siinsel hoolealusel. Ema suri ära, kui ma olin 6-aastane. Me kolisime Rakveresse elama ja me jäime kahekesi vennaga isa kasvatada. Ja loomulikult oli 2 poega isa jaoks liig, mis liig. Ja tema ei leidnud ka muud lahendust, kui tarvitada alkoholi. 13-aastaselt otsustas Villi kodust põgeneda. Ma nagu tahtsin midagi enamat elus saada ja kuidagi hoolivust ja armastust võib-olla otsisin. Ja mida te tegelikult leidsite? Tegelikult leidsin ainult kuritegeliku maailma. Villi oli mitmekordne Eesti noortemeister võrkpallis ja talle tundus, et tänu sellele on kõik lubatud. Peagi jäid saavutused võrkpallis aga ähmaseks minevikuks. Ma hakkasin tarvitama alkoholi ja suitsetasin ja käisin pidudel. Leidsin endale kohe sellised kamraadid, kelle juures olla ja hiljem ei olnud mul enam sõpru ka, siis elasin seal, kus jope ripus. Ma olin 17 ja see kogemus ei lähe mul tegelikult mitte kunagi meelest ära, kui mu selja tagant läks kinni rauduks. Sealt pandi kinni 3 riivi ja ma korraga sain aru, kuhu ma olen sattunud oma lollustega. Pihkva piiri peal oli kuritegu ja ma lihtsalt sattusin sinna eeluurimisvanglasse. See oli tahtlik rööv, ettekavatsetud rööv. Keda te röövisite? Me röövisime ühte inimest. Miks? Ma praegu isegi ei tea, ma läksin lihtsalt alkoholi uimas, läksin kaasa ja me röövisime. Kaua te seal Venemaal vanglas olite? 1 aasta. Sellel ajal oli selline karistusliik nagu keemia, et siis ma pääsesin lihtsalt nagu vabakäiguvangiks ja mind saadeti Eestisse tagasi. Ma ise mõtlesin, et ma mitte kunagi enam ei joo ja mitte kunagi enam pätti ei tee, aga need olid ainult mõtted, et tegelikult ma tulin siia Eestisse ja jõudes Eestis juba Balti jaamas välja, ma hakkasin uuesti jooma ja joomisele lisandusid veel narkootikumid ja mu elu läks tegelikult palju hullemaks. Ma olin oma eluga nii ummikusse jõudnud, ma olin elus nii palju jamasi korraldanud, et mul oli elu ees juba niuke hirm, et ma ei julenud enam kaineks saada. Ma jõin ja jõin, ainult see leevendas kuidagi. Kodust ärajooksmisest oli möödas 12 aastat. Villi oli 25 ja viimased 8 aastat polnud ta näinud kainet päeva. Me olime tänaval, kuulutasime evangeeliumi ja siis ta tuli sinna. Tal oli siuke must ülikond, oli seljas, siuke väge täis ja siis viskas sinna pikali ja ütles, et kui teie Jumal mind praegu siit püsti ei tõsta, siis mina vaatan, kuidas teid mööda maad saab. Ähvardas meid. Ja siis ta seal lebas niimoodi. Mul oli tuhandeid küsimusi, kus see Jumal siis oli, kui mu ema ära suri ja kus see Jumal siis oli, kui ma vangi sattusin ja kus see ja teine ja kolmas ja tuhanded küsimused. Pärast nendega kohtumist ma lihtsalt olin meeltesegaduses ja ma tarvitasin alkoholi rohkem kui kunagi varem. Siis läkski edasi ta elu nii, et 2 kuud ta siis ainult jõi ja tarvitas narkootikume, aga mina teda ei tundnud sellel ajal. Ja need 2 kuud siis möödusid, kuni ta siis jõudis ise enda lõppu.
tahtsite te ennast surnuks juua? Ei, ma ei tahtnud ennast surnuks juua, aga ma tegelikult teadlikult tegin üledoosi narkootikumiga ja ma nägin enda selja taga suurt draakonit, kellel oli 9 pead ja need olid kõik Rakvere politsei näod. Ja ma olin enne seda 2 kuud järjest joonud, igasuguseid mõnuaineid tarvitanud ja tegelikult see tõi sellise pildi, et ma hakkasin nägema igasuguseid asju ja ma isegi kartsin oma sahisevat jopet, et ma kõndisin tänaval ja ma kogu aeg mõtlesin, et keegi on mu selja taga ja tahab mulle virutada. Mis teid päästis tookord? Mind päästis tegelikult selge sõnum taevast. Villi, jäta joomine maha ja Jumal armastab sind. See oli tol hetkel, kui te olite otsustanud oma elust loobuda? Just. Ma andsin oma elu niinimetatud Jumalale tagasi ja tegelikult mu kogu edasine elu siiani on täielikult muutunud. Ma leidsin Rakveres kõige lihtsama töö, hakkasin näpisaeveskis laudu staabeldama. Ja ükskõik mis ilmaga, kapuuts peas, vihmase ilmaga ja vanad sõbrad sõitid mööda, ütlesid, no Villi, mis sa loll siin teed, et kes see neid laudu staabeldab, aga ma teadsin, et see, kes pärast naerab, see naerab paremini, et ma olin leidnud uue tee endal ja ma otsustasin kaine olla ja ma staabeldasin neid laudu. Villi ei teadnud, et neiu, keda ta tookord Rakvere kesklinnas räusates solvas, on ta tulevane abikaasa. Taas kohtumine mõni aeg hiljem sai saatuslikuks. Meil oli koguduses plaan teha telgikoosolekuid ja siis me panime Rakveresse üles suure telgi ja selle aja jooksul siis kas nädal enne või niimoodi oli ta läinud ühte teise kirikusse ja sealt öeldi, et minge nüüd sinna telki, et seal on väga põnev. Ja siis ta tuli sinna ja mina olin seal lava peal parajasti ja siis need on tema sõnad, et siis ta tuli sisse ja ütles, vot see on minu naine, kes seal seisab, eks ole. Telgi ukse pealt vaatan, väga ilus blond, käib mööda telki ringi, mikrofon käes ja palvetab. Ja ma mõtlesin kohe, esimene mõte oli, et see on minu naine. Ja teine mõte oli, ma ei tulnud Jumala juurde siia naisi jahtima. Asi ikka ei käi ju kõik see nii paugust, et tema nagu siis see plaan oli selline, et ta ostis iga päev erineva jäätise ja tuli meile külla. Läks jälle aega, aga teiselt poolt, kui Jumal oli minu südames ka midagi teinud ja nagu ma leidsin, et on tore mees. Siis ma lõpetasin ära piiblikooli ja pärast seda 2000 abiellusime. Enne seda oli meil aasta aega kihlusaeg, et meil ei olnud ühtegi seksvahekorda enne kui pulmaöö. Pulmaööni oodata oligi vaja, et mu vana mõttemaailm, see, mille kurat oli täiesti ära perverteerinud, selle ilusa keeranud, täiesti iga päev erinev tüdruk, iga päev erinev situatsioon, see pilt oli nii kildudeks, et ma pidingi selle kihlusaja läbi käima ja täna ma olen 5 lapse isa ja ma olen õnnelikus abielus. Mis tema juures pani uskuma, et see jääbki nii, et ei juhtu nii, et ükskord te oma suures armastuses lähete hoopiski tema suunas ja põrgukanti? No ega see armumine ja armastus ei olegi mõistuslik ega kaalutletud asi. Et ega ma nüüd siis nii sügavalt selle üle ka ei juurelnud sel hetkel. Aga samas tänaseks me oleme ju 14 aastat abielus olnud ja ma olen väga õnnelik. Tahate te öelda, et selle aja jooksul 16 aastat, kui te olete nüüd olnud kaine, ei ole olnud ühtegi tagasilööki? Ma võin käe südamele panna tõepoolest mitte ühtegi tagasilööki, sellepärast, et ma olen teadlikult teinud lõpu selle vana eluga. Täpselt nii, nagu 17-aastaselt mu selja taga läks kinni see vanglauks. Täpselt sama kindlalt olen ma löönud kinni selle endise elu ukse ja ma ei taha sealt mitte midagi enam. Kell annab teada, et algab lõuna. Nüüd on Villi siin, et aidata teisi mehi. Pool aastat pärast Alina Nüganeni traagilist lahkumist sai Petrula kodust Lootuse küla Järvakandi keskus. Ma olen kogu elu teadnud, et ühel päeval ma saan juhtima sellist keskust, mis aitab teisi mehi ja mis aitab sellest sõltuvusest välja tulla. 16 aastat läks aega.
kuidas seda kõike nüüd siin uuesti positiivselt üles ehitada, et midagi sarnast enam kunagi ei toimuks? No ega siin ei olegi mingit inimlikku sellist, et ma saan panna kaitse, et nüüd mina olen see mees, kes ütleb, et mitte kunagi selliseid asju siin enam juhtuda ei saa. See on ainult, jääb loota Jumala peale, nii nagu tegelikult Aliinagi lootis kuni oma elu lõpuni, aga tema südamesoov on ikkagi täitunud. Tema südamesoov oli, et selle töö võtaks üle Lootuse küla ja et siia võiks tulla üks noor perekond. No Villi ütles, et see on tema elu unistus. Ja on. Et minu vanem tütar, keda täna kahjuks kodus ei ole, tema ütles kellelegi oma sõpradest, et me tulime siia meie isa unistust täitma. Ja kõik on rõõmsad selle Ja üle. kõik on rõõmsad, jah. Tänaseks on siia tee leidnud 6 meest. Mõned mehed on kodutud, kes tulevad meile, mõned mehed tuuakse vanemate poolt, mõned mehed, aga ainus tingimus, mis nagu on, et me võtaks mehe programmi vastu, on see, et ta peab ise soovima. Alkohol ja tubakas on täiesti välistatud. Kui mina ei oleks soovinud, et midagi muutuks mu elus, siis Jumal ei oleks saanud ka mitte midagi teha. Aga mul oli siiras soov muutuda ja täna ma usun sellesse, et noored mehed ei pea prügikastis sonkima suusakepiga, vaid meie asi on leida need positiivsed ja tugevad omadused nendes meestes, uuesti taastada nende põhimõtted, et mees jõuaks selle nimetissõrmega peeglisse. Nii kaua, kui see nimetissõrm rändab mööda ilma, nii kaua muutust ei tule, aga see peab jõudma peeglisse, et selle isikuga on kogu probleem. Ja kui me jõuame peeglisse, siis sealt tuleb muutus. Nii! Oi, kui mõnus, sõbrad, ei kujuta pilti. See on alles see tõeline kaif, mida Jumal on loonud.